see jällegi see ei ole ka kõigil. Et mulle meeldib lihtsalt ennast kiusata see nagu, et seal on, tegelikult on see treenimine ei ole raske. Raske on igapäevaelu, kui me nii võtame. Trenn on ju see puhkus, et kui pärast trenni on veel see dopamiin, eks ole, trenni ajal on adrenaliini tõus, miks nagu see tekib see jooksjate runner's high on ju kõik see, mõtted lähevad puhtaks ja ma olen veel selline imelik inimene ka, et ma muusikat ei kasuta. Sest ma missioonidel ja mere peale oli see, et ma pidin valveski olema kogu aeg, kui ma trenni tegin, siis mul sealt jäi, et ma ei hakanud ühes kõrvaklappi hoidma, sest walkie-talkie oli teises, juba siis treenin ilma muusikata. Et tead, kui vabastav see on, et kui mul nagu vanasti patakas sai tühjaks, oli trennist pool kadunud, mingi kõrvaklappidel, aga nüüd on see, et ma lähengi ilma ja mul ei olegi vaja ja siis sa juba oled oma mõtetega ja see on see kõige lihtsam osa päevast, sest edasi on ju see mähkmed, raamatupidamine, arved, trennid, töö, öösel on ühel palavik, oled üleval, et see tegelikult, ma alati mõtlengi seda, et mul on antud see võimalus minna trenni, nii, ma ei taha ennast lõhkuda, ma tahan seda nautida ja see ongi, ma kasutan seda nii, vaata vaimselt nagu pööranud, et see on see mu kõige lihtsam osa päevast. Ja siis on ka see, et siis on see treeningprotsess ka nauditav. Ja kui sa tahad, siis David Cogginsile, mitte et ma teda lugenud oleks, aga et sa ütle enda peas, et kurat kahjuks, et saab läbi. Pekki, et jumala hea on praegu, kuigi on raske. Kahjuks, et saab läbi, vaata. Et ma nagu ja sellega sa nagu ise ennast veenad, sest keha ei saa aru, kas sa mõtled või sa päriselt tunnetad vaata stressi. Et inimesed mõtlevad ennast stressi, siis hakkabki nii-öelda erinevaid hormoone keha eritama ja sa oledki selles, keha on stressis. Eks? Kui sa mõtled, et kõik on hästi, siis üldiselt juhtub sama vastupidiselt positiivselt. Ja mõistus on väga suur jõud. Kui see on kõige suurem üldse, et see mõistuse alahinnatud, et see on üks koht, millest ei pääse üle ega ümber. Et kui me mõtleme ennast haigeks, siis me oleme, et kui me mõtleme ennast kaotajaks, ma jään viimaseks, no siis su keha annab alla kõigi, aga kui sa nagu ütled, et ei, et ma teen lõpuni, ma teen ühe sammu veel, vaata, ma teen siit ümber nurga, ei, vaata kõik need jooksmisel, tegemisel, et see on pidev võitlus on ju ja tegelikult ma nagu võistlusi näengi selle sisemise dialoogi nagu väljendus on, et kus Priit, et tee üks kordus veel nüüd. See ei ole hull midagi, sa oskad, sa suudad, teed ühe veel ära ja vaikselt oma peas jälle, teeks veel. Et see toimib. Ja see, kusjuures tore on nagu kuulda, sest ma olen ka, kui ma olen käinud kuskil saalis vahepeal, siis ma olen enamus ajast ainukene, kel pole klappe. Siis mõtlengi, et huvitav, et kuidas, mulle ei meeldi treenida muusikaga samamoodi, endaga kuidagi mõnus olla seal ja mind see, ma nagu nii saalis on muusika enamasti. Ja ma olen mõelnud ka, et see on nii hetk olla nagu enda mõtetega ja nautida seda vaikust mõne mõttes ja seda nagu huvitav kuulda, et sa tood see välja just nagu sellise teistsuguse nurga alt. Aga korra veel segan, et ega ma Eestis jalgrattaga ei julge maanteele minna sõitmagi, nii et kõrvaklapp kõrvas. Lihtsalt, ma toon lihtsalt näite, et no way, et olgu, et see on see maantepoolne kõrv, ei, ma tahan 360 kuulda, mis toimub. Et küll ratturid räägivad, et neil on omad trikid ja tuled ja kõik peavad olema, aga ma ütlen, et ma lähen jooksma, ma lähen suusatama, mis veel, ma tekitan rütmi oma hingamisega. Kõik see on ülioluline, et ma olen nagu kohal ka seal treeningus. Et see aeg on läbi, kus ma läksin rapsima, seda, ma olen kõik need etapid läbi teinud, vähese une pealt vihast tõestada endale mitte kodus olla, et õppida, kõik mis stiimulid võivad olla trenni teha. Ja parimad tulemused on nüüd, kuna kõik on, siis kui ma lähen nagu zen rahus treenima. Ma ajan ennast vihaseks võib-olla nagu ülesse on ju korraks, aga ikkagi ma teen seda nagu pigem, võta mitte, et ei ole heavy metal, vaid on klassikaline muusika kõrvus. Et ma nüüd lähen ja väljendan ja siis tulevad tegelikult hoopis nagu teised tulemused, et kui sa nagu ise ennast ka närvisüsteemi rahustad, et eks kindlasti on paljudel tippsportlastel, et on need ka Erm, kes siin just tegi Eesti rekordi või Duplantisid teevad maailma rekordi, neil on kindlasti täpselt sama, et seal ei ole, et lähen hullu, vaid see peab kõik lihtsalt olemagi, et muu on vaikus ja siis sa lähed teed oma seda soorituse ära, ja ma näen, et see toimib, et seda muusikat ei saa seal olla nagu minu jaoks, aga ma ütlengi, et jällegi, kui ma välistan, et mul ei ole ka mingit kindlaid rituaale, või varustuse elemente enam mul varem oli, et kui mul nüüd jääb see maha, vaata, siis on inimesel trenn, hei, jumala suva, okei, jooksma ei lähe tänavatossuga, okei, higist on täis, selle mõtled,
ise rumal on ja ei hakka sõitma ka, aeg on tähtsam. Lähed teed sellega, aga mängid ümber ja trenn tuleb ikka hea, vaata. Et ma ei ole sõltuv nendest muudest asjadest, et jällegi vanasti, ma ütlen, 23 selle Priidul oleks seda öelnud, siis ta oleks puhku jalga vanamees. Tuletan sulle hea kuule vaataja meelde, et sooduskood sport oli nii, annab sulle -35% soodustus kõikide pakettidel, kui sa lähed siis, mis see koduleht teil täpsemalt on? Jaa, et www.tallincrossfit.com ja seal on ka see info@tallincrossfit.com, kirjuta mina või siis mul abiline Kadri vastame ja saad tulla ja see täpsustuseks ongi, et rühmatreeningu pakettidelt aasta lõpuni, et kas ostad nüüd 10 korra või ostad 6 või 3 kuud, et eratreeningut see ei kehti, et treenerite aeg ikkagi on väärt. Seda seal me nii palju hinda ei saa nagu soodsamaks lasta. Aga tahakski rääkida sellest ka, et see sinu personaalne coaching, mis sa pakud. Just. Et sa rääkisid enne väga ilusasti, kuidas sina mõne mõttes nagu treenerina asju vaatad, mille sa tähelepanu pöörad, kuidas sa treenid, mis on su enda tööeetika, treenimiseetika, võib-olla mingisugused reeglid, tõekspidamised, aga räägi nüüd seda, mida sa teed inimesega, kes tegelikult tunneb, et okei, ma olen valmis alustama täna teekonda, ma nüüd kuulasin ära selle Kris Kala podcasti saate siin või mis iganes kohast ta sind leiab ja siis mõtleb, et okei, ma olen nüüd valmis ja ma tahan tulla Priiduride saada coaching ut mentorlust. Mis see nagu tähendab, milleks ta ennast valmistuma peab, ma ei tea, kuidas see hind seal kujuneb, mis see tema enda panus üldse olema peab, räägi detaile. Jaa, et see on nüüd ma ise tunnen, et ma olen valmis nüüd kogemustega ja selles eluetapis, kus ma olen nii-öelda sellist teenust pakkuma tegema ja see, mis ma teha tahan. Ehk siis natuke võib-olla taustast, et ma olen koolitanud personaaltreenereid juba 7 või 8 aasta läheb, varasemalt, eks ole, üksuseid treeninud koos olnud, ehk siis pea 20 aastat tuleb juba teiste treenimist, õpetamist, harimist, et mida ma teha tahan treenerina on, üks osa sellest on ka koolitada loenguid, et üks praktilisi jätkusuutlik treening, vahet ei ole, mis need teemad on, et lähen aina nüüd rohkem rääkima ja teine on selline pühendumine, ehk siis see minu enda pakett, mis ma näen, et mul on ainult üks klient, keda ma treenin nii, et meil on suhteliselt väike nagu tagasiside faas, ta lihtsalt käibki minult, ostab eratrenne 2 korda nädalas, et mulle sellised nii-öelda projektid huvi ei paku eriti. Et ta on mul jäänud, meil on hea suhe, sest ta on ka saanud suur mees väga tugevaks ja lihtsalt 2 korda nädalas ta käib 3. korra ujumas ja ebareaalne nagu lihtsalt, mis selle püsivusega ta on saavutanud, et ta kükkis 60 kilo esimene kord ja siis tegime 8 kuuga testi, kükkis 102 kilo. Ja me ei teinud nagu spetset kükkida, vaid lihtsalt me oleme saanud paremini liikuma tugevamaks ja ta käib kogu aeg, et meil on selline hea vaikiv suhe, et meil nagu see sobib kogu see dünaamik. Üldiselt, et ja siis ma nagu tahakski oma teadmiste juures ja ma ise vaatan ka, et ma tegelikult mõistan ja minu tugevus peitub ikkagi meeste treenimises ja meeste tervises, sest ma tunnen seda läbi ja lõhki ja elu on, ma olin ajateenijate peal, et ma mõistan nii-öelda naiste füsioloogiat ka on ju ja saan aru, aga ikkagi see on väga palju erinev. Et siis see mentaalne pool, see füüsiline pool, et kui ma praegu näen ka, et hakkasin vaatama, et mis kliendid mul erilised on või kes on nagu hinge läinud ja ma olen suutnud elu muuta, et kõik on meesterahvad või noored, et see on see, kus ma saan väga hästi edasi anda. Ma näen ka, et tütar on veel väike on ju, et oma poegadele ma nagu kuidagi kogu see suhestumine toimub paremini, et see on see minu tugevus, et nõuda, treenida ja kuna ma endalt nõuan kõike seda, mis toimib, siis see mentorluse ja coachingu paketi mõte ongi see, et kui sa oled valmis päris palju pingutama selleks, et sa 10 aasta pärast oleksid, minust tugevam on nagu võib-olla palju, aga et su tervis oleks kokkuvõtvalt 10 aasta pärast parem, kui ta on praegu. Et ma ise näen klientide puhul, just meeste puhul, et kes on teinud karjääri ja enne ja nüüd on kõik, et tervis on järgi andnud, ongi need vererõhud, muud sümptomid,
ma olen ise selle kõik läbi elanud, mitte taheti ka vererõhutablettide alla panna, kui mul teine laps sündis, kui ma polnud maganud, ise spordiklubi omanikuna, kui ma ei võtnud trenni tõsiselt, iga õhtu tegin stressist ühe õlle, musta nunna, võin reklaami teha, et mul tume õlu meeldib, kõik need asjad ja elukindlustust, et teha, siis saadeti tervisekontrolli. Priit, mine, 30, mis ma olin 4 või? 34-35, et okei, lähme siis koormustesti tegema. Ratta peal pulss oli 150, ma sportlasen nagu ikka, ma olin too hetk 100 kilo, praegu ma olen 90 ehk ülekaalus enda jaoks tugevalt. Ja siis arst ütles, no nii, hakkame poiss lõpetama. Mis asja, et ma pole alustanudki, et kuule, ma pole pinguta. Ja, aga sul on vererõhk 220 juba, 150 pulsi peale. Et sorry, et see on nagu eluohtlik. Ja siis sealt see virvarr läks edasi, siis ma saingi aru, et mul on päris suur probleem. Ja nüüd kerime 5 aastat edasi, et ma tegin nii-öelda suure stabiilse muutuse, arvestades me kõik need sportimisasjad juurde, oli minu jaoks külma karastamine iga päev. Aga see oli toona stressist tulenevalt suuresti, nagu ma aru saan? See vererõhk, jah, absoluutselt täiesti vaikne tapja, nagu nad ütlevad, ja nii ongi. Ja läksin, arsti juurde oli 200-100 puhkeolekus, saate aru, 200-100, 35-aastasel. Ta ütles kohe nii, need tabletid elu lõpuni on ju. Ma hakkan need tabletid ütlesin, ei, et ma muudan oma elustiili, ära muretse. Ei, seda ei suuda keegi, ja, teadsin täpselt ju. See oli see wake up call, mis mul oli vaja. Ja nüüd 125-80 on ju, magades on pulss 42-40, eks. Rasvaprotsent on alla 20, kõik need näitajad on ju, kehamassiindeks on muidugi kõrgem, sest ma olen lühike ja lihastes on ju, et kehamassiindeksid, kes iganes perearstidest seal nagu vaatab, siis kui see on ikkagi inimene meesterahva puhul, kes trenni teeb, on ju, et siis see ei ole nagu suur näitaja, et selle kehamassiindeksi järgi ma olen praegu ülekaaluline. Noh, et 183 pikk on ju 90 kilo, et ei tead, kuigi rasvaprotsent on seal 17 või midagi on ju, lihasmes ka, ühesõnaga ma jälgin kõiki neid markerid, kõiki asju ja sain ennast nii palju paremaks, et ma ei nagu ei bullshiti ka kedagi, et 20 aastat tupsu panin. Põhimõtteliselt terve autoraha lõin kokku üks päev. Ja nii kui ma hakkasin külmas käima vees, siis see dopamiini laks, mis sealt tuli, ei olnud võrreldav mitte millegi muuga ja tänu sellele alkoholist ei saa seda ja ka sellest mokatubakast enam. Ja päeva pealt jätsin maha ja see oli nüüd täpselt samal hetkel, kui ma hakkasin käima, 1,5 aastat tagasi, eks, novembrist. Ja olen säästnud juba 1600 eurot, et mul läks karp päevas mõnikord. Jõhker tegelikult mõelda enne, mis summasid tegelikult magama paneme või isegi mitte neid summasid, või mida me tegelikult endaga teeme tegelikult. Ja kantserogeenseid asju topid oma kehasse. Ja nüüd ma olengi, lähtungi aina rohkem, et kui nüüd laps ka sündis meil, eks poole aastane on, siis pärast seda ka ma mõtlesin, et ei, et Priit, nüüd on asi nii, kõik tegevused, mis ei toeta sinu tervist ja tugevust, kui ma olen 60 ehk 20 aasta pärast, jätan ära. Hakkasingi vaatama, toitumised, asjad, treeningud, kas see, näiteks CrossFiti mõtteski on, et kas nüüd see raske kangi võistlemine, et kuna mul ei ole nii hea liikuvus, kui ma tahaks, et mul oleks, ma alustasin liiga hilja 30+, on ju, ma ei ütle midagi nendele, kes on hea liikuvusega, tehke, aga ma enda puhul tegin analüüsist, mul oli ka vigastus, ranglumurd, mul ei ole siin see liikuvus paigas, ma pean ära jätma selle, sest see risk ja reward ei ole paigas, nii. See ei tähenda, et ma ei pinguta, aga ma pingutan nagu ohutult, sellepärast ka võib-olla see fitness challenge, see Hyrox rohkem on minu jaoks nagu head, on ju. Sest mul on piirangud, on ju, põlvel näiteks kaitseväeteenistused tagerel ja eelnevad rapsimised on see, et paremal põlvel kõhr on olematu, on ju. Aga see ongi, ma pean kogu aeg koormust jälgima, et ma saan kõike teha, joosta, teha ultra asju, aga ma pean väga täpselt teadma, mis see on, et mul põlv ei valutaks, ei oleks paistes, et ma saaks oma lastega mängida. See on, et, ja kui ma nagu kõige selleni jõudsin, siis ma hakkasingi kõik toitumise unekvaliteedi, eks see on täielik tervikpilt, on ju. Et jah, et ei ole nii, et kui sa nüüd tuled minu oled 40 mees, on ju, tunned okei, et tahaks ka nagu saada midagi, minna midagi tegema ja võimsaks või tugevaks ja ollagi terve, mitte nõrk olla, lihtsalt terve ja tugev, on ju. Aga ma kurat sinna külma vette ei lähe, on ju, ega ma ei sunnigi kedagi. Aga ma teen päris palju ajupesu. Aga trennis muidu see võimalus olemas? Mul on endal kodus, aga see on alati,
kõik on võimalik, on ju, aga lihtsalt ma ütlen, et on mingid asjad, mida ma olen dokumenteerinud ja mul meeldib kõike dokumenteerida, et nii oma selle sõrmusega, vereanalüüsidega on need testid olemas nüüd, ega mu suhkruhaige ei ole elu sees, panin omale selle glükoosimonituri, jälgin ja annan inimestele ka teada nagu oma selles Insta, et kuidas mingid toidud mõjuvad, on ju. Et kas mul on see veresuhkur madal, kõrge, et mida teeb mandari, mida teeb mustikas, on ju, mida teeb päriselt on ju, et mingisugune muu asi, on ju, mida teeb pitsa, mida teeb pasta, mida teeb lihtsalt liha. Et mulle endal huvitav teada, sest et ma tean, et mul ei ole veresuhkruga probleemi, aga ma tahaks, et see on, ma huvitun iseendast ja see on nagu iseenda katse järjes kogu aeg, on ju. Aga sealt on ikkagi tulevad need, et ma teen seda selleks, et ma 50-selt ei peaks nagu mingisuguse vererõhu jamaga või millegagi minema, on ju. Sellepärast ma käin ja testin, ma käin ikkagi tihti arsti juures, tean neid asju, kõiki stressi ettevõtlusega, kõikide muudega lastega seonduvalt, on ju. Ja ma näen, et ei ole olemas nagu probleemi, mida ma ei suudaks samastuda või lahendada just, ma pean ütlema, et ikkagi mu tugevus on meestega töötamine, et seal on see nii-öelda samastumise faktor lihtsalt suurem, on ju. Millega inimene peab arvestama, kas on see personaalne coaching selline pakett, kas ta on nagu mingisuguse, siin on, meil on maininud 6 kuud, aga see on esialgne plaan, see teha seda, et kohe läbi saab jätkata ka, eks ole, mingi perioodi, kuigi sinu soov on see, et inimene suudaks olla ise ka järjepidevalt jätkusuutlik iseseisev treenija, aga see on 6 kuud, kus seda infot saab, kas peab sulle eraldi kirjutama, on su kodukas pakett eraldi välja toodud või kuidas sinna sinuga nüüd siis nagu allkiri panna? See on kõik individuaalne, see väljatöötamise käigus, et selleks ajaks, kui nüüd meil on praegu siin märts, on ju, et see saade ilmub, on mul see leht ka lõpp, aga www.meierpriit.com sain ma just eile valmis, on ju. Ja seal on siis täpsemalt ära toodud, et mis ulatuses, et põhimõte on ikkagi kaardistamine ja ma olen aus. Ehk et selline no bullshit, et ja me võtame su kõik tegevused ette. Ma ei hakka su toitu kaaluma, see mind ei huvita, sest et me selle saame paika, sa võid seda ise teha, aga point on selles, et kui sa tahad ja sa ütled, et ma tahan, praegu ma olen 40, ma tahan 50-selt, nii et mul pole ühtegi häda. Mina praegu ausalt ärkan nii, et kui ma 5 aastat tagasi, kui mul need jamad olid, ärkasin nii, et mul hüpekas valutas, põlv valutas, selg, mul oli kehv olla, minu uni oli, kõik oli nagu täiesti, ma ei saanud viinud kokku seda kõrge vererõhuga, sest täna ma ärkan nii, et ka Eestis mul ei ole ühtegi liigese valu, mul ei ole ühtegi muret, mul silmad tulevad plõks ise lahti ja hommikul nii nagu peabki rütmist ja rutiinist, mu seedimine on korras, nagu kõik näitajad on ka korras, et see on see, milleni tahame jõuda, eks need visuaalselt on üks pool, see füüsiline. Kas sa tahad jõutrenni teha minu juures nii palju või sul on eesmärk kestvus, see on nagu see kaugem produkt, on, et me peame lihtsalt mingid asjad sisse tooma. Aga teine on see üleüldine elukorralduse muutus, et ma annan täpselt need nipid, mõtted kätte ja check-in ja olen nagu relentless, ma võin sulle öösel ka helistada põhimõtteliselt. Kui sa oled lubanud, et sa magad, on ju, või lähed magama kell 1 pärast pidu ja ma helistan ja sa 1:30 oled üleval, on ju, et siis see on probleem, on ju. Et selline nii-öelda nagu personaalsem, et päriselt tahaks inimeste elu muuta ja miks ma panin ka praegu, et pool aastat võiks miinimum olla, sest see on see, mille aja jooksul saame muudatusi. Ma treenerina näen, vaata, miks inimesed kiiresti tahavad lõpetada või kuidas see allaandmine tuleb, on see lihased on rumalad. Lihased on lihtsalt närviimpulss, aju ütleb, tõmba kokku, lühene piken, nii. Koormus saab päris palju kohe anda. Lihasvalu kaob kiiresti ära, pole muret, on ju. Saame tugevamaks just ka enda mõtlemise järgi. Aga närvisüsteem ehk see nii-öelda signaalide edastamine, see harjumine, see liigutuse õppimine võtab tunduvalt kauem aega. Ja veel olulisem, liigeste ja kõõluste koormustaluvus on umbes 3 korda pikem aeg. Et kui ma saan lihaseid treenida 2 kuuga, siis 6 kuud on see, mis õigete koormustega on nii-öelda liigestele nagu jätkusuutlikult liigesed ja kõõlused saame treenida, eks. Ja sealt tekivadki ülekoormustraumad, luuimise põletikud, mida iganes sa nimetad. Aga mõtle nüüd, kui sa teed 6 kuud treenid kergemalt, sa saad jätkusuutlikult treenida
nagu graafikuga, nagu investeering, lähed, paned sinna S&P fondidesse, ja stabiilselt, vahepeal käib natuke alla, aga tõuseb, aastate lõikes versus siis mingisugused üksikud hulljulged aktsiad, kus käib üles-alla, aga see ongi see täpselt see sama seos, et me tahame kogu aeg suuta ja pigem võib-olla, et 4 trenni asemel me alustame 1,5 trenniga nädalas, või 2 trenniga. Tõstame seda koormust taluvust, aga see kehtib ka kõige kohta. Me vaatame üle, et paned tupsu, sa oled 20 aastat pannud. Ma otsin sulle kõik välja, ma olen ise ka pannud seda, nagu rahalised, muud põhjused, kõik muu. Ja 10 aasta pärast, kas sa tahad, et tõenäosus, et sa suured mingisse kantserogeen või sul on tervisehädad, on nii palju protsentides suurem. Et aina rohkem ongi, et mida nagu ka üle maailma eksperdid väidavad ja mida nii-öelda füsiotelt, arstidelt tuleb, et 2 asja nagu tegelikult millest sõltub meie tervis, meestel, naistel, kõigil vanast peast, et näitab, et kellel on kõrgem VO2 maks ehk siis hapniku tarbimise võimekus ehk siis üldine aeroobne võimekus, vastupidavus, nimetame seda nii, nende tõenäosus saada mingi nii-öelda surmav haigus või ärasuur on 400% väiksem kui neil, kellel on see kehv või alla keskmise või madalamas otsas. 400%. See on jõhker näit. Okei, et koroonaga oli natukene vastupidi oli see, et kes olid ülihea aeroobse võimekusega, neid see tabas tihti hullemini ja neil vaata kopsujamad tekst, aga jällegi see on erisus. Ja teine asi, mis näitab, mis on üliloogiline, on reie nelipea-lihase ja tuhara lihase tugevus. Et mis mõttes? Kui see 70-selt ei jaksa toolilt püsti tulla, siis kogu elu jääb seisma. Vaata. Kõndimine ehk ja see ongi meie jalalihased. Sa ei pea hüppama kõrgele, ehk siis sul ei pea olema plahvat, aga kui sa jätad kükitamise treenimisel, et see on ka minu üks soovitus, iga nädal, iga inimene peaks elu lõpuni tegema 1 kükitrenni. Kas sa teed 50 kükki keharaskusega esmaspäeviti ära, veel parem teed mõned väljaasted, kõnnid trepist, mis on ka küki alternatiiv, aga sealt ei tohiks tulla pausi 52 nädalat, oled ka puhkusel, tee mõned trepist kõnnid, ongi kükid tehtud, on ju. Sest kui sul jala jõud kaob ära, mis siis juhtub? Su liikumisvõime kaob ära, mis siis juhtub? Sa sõltud kellestki teisest, sa hääbud ja me olemegi olukorras, kus sa 70-sena ei saa võib-olla voodist. Ja ei liigu enam, jah. Just, gravitatsioon on meil ju kogu aeg sama ja mõtle kehakal on sama, ma ei tea, sul on äkki 80 kilo, 80, jah. Mul on 90 kilo, gravitatsioon surub samamoodi ja nüüd mul ei ole lihasjõudu, et sealt püsti ennast ajada ja siis tuleb mu laps või keegi aitab, et 2 asja, ja ongi seotud lihtne aeroobset võimekust arendame me sörkides, joostes, rattaga, seal on nii miljon tegevust, sa leiad ühe, mis sulle meeldib, padel võib see olla, see võib, golf võib-olla ei ole parim näide, sest seal ikkagi pigem seisad koha peal, aga siuke aktiivne liikumine. Kõige parem kardiotreening üldse ever, mida mina soovitan, mida inimesed ei viitsi teha, vaimule kõigil, pane väike seljakott, võtta oma vesi, toit, 5 kilo umbes, midagi, mugav seljakott on ju, mõni tahab 10 kilo on ju, mine matkama. Mõtle, sa kõnnid, su pulss keskmiselt on mingi 100-125 peal on ju, siin Eestis ei ole mägesid. Ja sa 2-3 tundi veedad ilusti, mõtle, aga see on mingi 8-15 kiltsa. Hea trenn, tee mingi piknik seal, ülim ja ongi, põrutust ei ole, aga samas sa liigud. Sest nii kui sa lähed jooksu peale juba, siis on tehnika, põrutus, alaselg, kõik need hakkavad jamad pihta, aga lihtsalt matkamine. Mine ja loodus, kuulad, istud, on ju. Siis sa ei tahagi seda suitsu teha seal, sa ei tahagi seda õlut juua seal metsa all, nagu päriselt. Siis saadki nagu paika oma prioriteedid ja treenid ka oma neid jalalihaseid, eks ole, matkates. Ehk siis sa teed 2 kokku, et see on ülimalt lihtsad asjad on nagu alahinnatud. Eks tegelikult on see keep it simple on ju, et no bullshit, aga selle nii-öelda minu mentorluse või coachingu mõte ongi see, et suht ausalt vaatame ja kaardistame kõik ära. Ja kui sa ei ole nõus välja viskama, kui seal nagu, et siis see pühendumine peab olema 2-poolne. Et kui sa ei tee seda, et siis lõpeb ka koostöö, aga selles mõttes, et raha ma võtan ette su käest, et sul oleks motivatsiooni, et see on minu aja raiskamine, kui sina ei pea kinni lepingu. See on 2-poolne leping, on ju. Ja minul ei ole seda vaja selles mõttes, nagu sinul on vaja seda selleks, et sa mu tervise korda saaks. Ja vajadusel lisanduvad ka sinna kõik testid teeme, mis on vaja, vereanalüüsid, perearstid, kõik muud koormustestid, et
mida rohkem meil on andmeid on ja võrrelda, seda parem mul on. Ma ise teen neid samu asju, et ma niimoodi õhust, et hakkaks mõtlema, et see võtab veidi aega, on ju, liikumine on tähtis, magamine on tähtis, uni on tähtis, nagu veel hea uni, eks, ja kõik sõltub sinu võimalusest tahtest, et mina olen saanud tõesti nagu, ma ootan 40. sünnipäeva, ma just teile abikaasaga rääkisin, enamus mehi, sõpru, tuttavaid jalkaaegadest ütlevad, et elu läks nii nagu alla ja nagu see 4 kukkus ette 5 aastakümme, et toimus mingi issand jumal, ma ootan, ma nüüd võitsin esimest korda, ma olin uhke, ma tegin Eesti rekordi üldarvestuses ja tegin ka Masters klassis, ma see aasta ma saan juba võistelda Masters klassis, aga ma ei pea seda tegema, ma ikkagi tahaks 25-stega veel mõnes kohas võistelda. Mõnel alal ma lähen võistlen nende 35-40-stega, on ju. Et, ja ma ei tunne üldse seda, ma räägin, et analüsaatorkaal näitab on 25 ja ainevahetus testosterooni tase on parem kui noortel meestel, on ju. Ja seda kõike naturaalselt, et see on ka koht, et mingit süstimise ja mingisugust nii-öelda keelatud asju, ei, et ikkagi toitumine, uni, toidulisandid, mis on nagu kinnitatud, et ei ole nagu keelatud, on ju, et igasugused võimalusi maailmas olemas, aga ikkagi me ei taha suurenenud, näiteks mida räägitakse, kasvuhormoon meestel on ju, et süstid nii, aga kasvuhormooniga sul kasvavad lihased, tore, aga mis veel kasvab? Vähk kasvab ka, kui sul on. Kõik rakud kasvavad. Süda suureneb ka, kopsud suurenevad ka. Eks see ei ole ainult see, et ma saan valida, et mul nüüd ainult need lihas või... Aga keha toodab kasvuhormooni siis, kui sa magad. Ja mida paremini sa magad, seda rohkem keha naturaalselt toodab. Eks kui me unekvaliteedi saame paika, sa taastud kiiremini, su lihas kasvab paremini ja jõuame ringiga sinna, et see on ülilihtne asi. Mine lihtsalt voodisse. Seal on nagu nipid, kas on see jahe tuba, on see soe, ühesõnaga kuuma, külma, kõigega, et neid teadmisi, lihtsalt ma ise elan seda sama elu, on ju. Ja see on lihtsalt, mul on ka andmeid, kas või sõrmusest 1,5 aastat näidata, mis mingil etapil on toiminud, mis mitte, on ju. Et kui inimesed kahtlevad või et ja pluss, aga see ongi see koht, et jälle jõuame sinna, et see kõik tahab quick fix ja keegi ei taha tegelikult võtta vastutust ise samamoodi, et ongi väga raske ja overwhelming teinekord, kui sa alustad mingit täiesti drastilist muutust mitmest valdkonnast või ühes valdkonnast mitmekülgselt, siis see ongi võib-olla overwhelming, aga mulle meeldib sinu see soovitus lähenemine alustada. Ma alustangi praegu, et selle paketi, mis ma ise näen, et on 2 trenni minu juures Tallinn CrossFitis või Tallinnas, pigem või Spartas kuskil, ma võin ka tulla, aga üldiselt ma tahan ikkagi oma juures. Plus 2 tundi on ka seal sees nii-öelda coachingut ja seda arutelu teemadel, nagu me sinuga arutame, et me dokumenteerime, eks me oleme asju kirja, et ma olen kogu aeg olemas, et see ei ole see koht, kus ma ära kaun nüüd, et trennis lihtsalt näeme, ei, seal võib ka olla mingisugune vajadusel selles on mingi 3. treening väljas kuskil, mis iganes on, et see vastavalt vajadusele on, et mina hindan oma aega ja ma näen, et see paketi väärtus hiljem on kindlasti üle 1000 euro, eks, et kui ma ikkagi võtan su ja siis sinu küsimus ongi see, et kas 1000 eurot selleks, et ma oleksin umbes, ma ei tea, 200-300% produktiivsem, tugevam, tervem, et kui see on sinu jaoks aktsepteeritav summa, siis lähme edasi. Praegu ma seda paketti näen, et need 4 trenni on ju, ma parandan 2 trenni nädalas, pluss need coaching'id asjad, et on 600 eurot, eks, kuna ma alles alustan. Aga ma tean täpselt kõike seda, mida ma tean, oskused, teadmised on ju, koolitajana, praktikuna, et mis kõik on olemas, et garantii võib ka anda, kui inimene, garantiiga on alati see, et kui sa seda täita ei suuda, siis öeldakse, et sa ei saa hakkama, aga leping on alati 2-poolne. Et mina tean, et mis mina teen 24/7, et ma ei peta ennast. Et ei ole nii, et sulle ütlen, et näed, nüüd mul on see ja siis lähen koju, söön jäätist salaja teki alla, et ma ei tee seda. Mul ei ole vaja, mul on enda jaoks elan. Et kui mul on kliendiga ja tekivad mul kahtlused, siis küll ma need välja ka uurin kõik, aga et seda ei saa nii olla, sa pead olema valmis tulema, nüüd teeme ja sa vastutad ja me kirjutamegi ka vajadusel lepingu alla ja see on sinu pärast ja ma üle 2 aasta ei tahaks kellegagi tegeleda, ma ise näen. Sest et kui inimene mõtleb kaasa, viib need asjad sisse, harjumuse tekitamiseks on 5 aastat, selle kinnistamiseks veel järgmised 5 aastat ja siis võib-olla
mõnel kiirem, mõnel aeglasemalt on ju, et püsivad muutused 1,5 aastat küll, et see 2 aasta pärast peakski olema, et nägemist ja võib-olla aeg-ajalt korra aastas midagi näeme, et ma ei taha kätt jääda elu lõpuni hoidma selles mõttes on ju. Ja ma usun, et see programmi, mis ma olen nagu välja mõelnud, kõik need muudatused, see on täiesti tehtav.